Teen ühe väikse video ja võrdleme infrapuna LED lampe, mis on väga levinud ja kasutatakse. Neid infrapuna LED lampe on odavamaid ja ka päris kalleid ja võrdleme siis valgust. Siin on minu enda tehtud lamp ja Hõõgni pirniga. Ise tehtud lampe saab disainida ja teha igasuguse kujuga. See läks mul maksma umbes 6 eurot. Selle LED-lambi tootja oma lehel siis väidab, et 660 nanomeetrit ja 850. Aga 850 on see, mida inimsilm ei näe väga, aga siin me ikkagi näeme, et midagi põleb. Infrapunas on siis olemas lähiinfrapuna, mis on NIR, keskmine, MIR ja kaug ehk FIR. Kasutan siis ühte sellist väikest aparaati, millega saab laivis vaadata valgusspektrit. Ja vaatame, mida siin näitab. Ehk kui tootja lubab 650 nanomeetrit, siis see üks piik siin on kuskil 580 ja teine piik peaks olema 850, aga on kuskil 690. Et me näeme nagu seda punast valgust, aga tegelik valgus on meil kollane ja oranž, mitte infra. Et siin on natuke lisatud seda punast, et see annabki meile nagu silmaga vaatame, et nagu punane, aga tegelik valgus jääb meil kollase ja oranži 570–620 nanomeetrit. Et tegu on ikkagi lihtsalt katkise valgusega, et valgusspekter on põhimõtteliselt olematu. Et selline on see LED-i valgus, mis ei vasta sellele, mida tootja lubab. Aga võrdleme siis Hõõgni-pirniga. Praegu on siis Hõõgni-pirn ja vaatame spektrit. Ja nagu on juba näha, siis on ju valgust ja ka infravalgust tunduvalt rohkem. Kõige intensiivsem on 600 juures. Siin on 650 nanomeetrit ja kõik see ala on ka veel infrapuna. Et need LED-id ikkagi Nad teevad küll mingit valgust, aga väga-väga kehvat valgust. Et eks igaüks saab ise oma järeldused teha. Kuna neid LED-infralampe on väga palju ja erinevaid, võib-olla on mõni toode, mis teeb ka infrapuna. Ei oska öelda, aga kõike saab mõõta.